Hommikust, armsad sõbrad! Ilmselt juba ürgaja inimesed vaatasid, imetlesid ja kartsid äikest. Legendides omistati piksele kas jumala karistavate noolde või mõnd muud müütilist päritolu tähendus. Alles 300 aastat tagasi hakati tegelikult mõistma, mida see võimas loodusnähtus endast kujutab. Nüüd me juba teame, et tegelikult ei ole äike mitte midagi muud kui üks suur ja võimas elektrisäde, kus korraga on nii väga kõrge pinge kui väga suur vool. See tähendab, vabaneb hetkega väga palju energiat, mis taeva valgeks lööb ja kaugele kostvaid kõuekõminaid tekitab. Äiksega ei ole inimene õppinud aga siiani veel midagi tarka peale hakkama. Peale selle, et paneb oma majade juurde piksevarda, et teda nendest eemal hoida. See-eest on aga inimene õppinud tegema omaenda kõrgepinget. Te kõik ju teate neid kõrgepingeliine, suuri ja rauast, mida kasutatakse selleks, et väiksemate kadudega elektrit jaotada. Te kindlasti kõik teate, et sellised liinid on väga ohtlikud ja ükstaspuha, kuidas inimene seal iganes surakat saab, tähendab see kindlat surma. Huvitav, kas kuidagi on võimalik teha ka sellist kõrgepinget, mis ei oleks ohtlik või on kõrgepingega alati seotud see surmaoht? Kõiki neid katsed, mis me järgnevalt näitame, ei tohi mitte mingil juhul ise üritada järgi teha, sest siin kasutatakse väga spetsiaalset tehnikat, mis võimaldab meil seda ohutult teha. Vastasel korral võib see vägagi ohtlik olla. Mul on siin üks seade, mida füüsikud nimetavad Tesla generaatoriks. Kui me selle käima paneme, siis te näete siin elektrisädet. On teada selline seaduspärasus, et iga elektrisädeme millimeetri kohta peab vastama pinget 3000 volti. No siin on küll vähemalt sentimeeter, see tähendab 30 000 volti. Elektrikõrgepingeliinides tähendab see kindlat surma. Huvitav. Mina saan seda katsuda ilma, et midagi juhtub. Põhjus on tegelikult selles, et ohtlikuks teeb elektrist juurest mitte pinge, vaid see vool, mida pinge põhjustada võib. See seade on aga konstrueeritud spetsiaalselt nii, et vool ei läheks kunagi väga suureks. Pealegi on siin teistsugune sagedus kui meie võrguvoolus. Te kõik olete kuulnud, et meie vooluvõrgus on vahelduv vool. See tähendab, et erinevalt patareist tuleb ühest lemmist pluss ja miinus ja siis seda vahetatakse. Ja nii 50 korda sekundi jooksul. Siin aga toimub selline ümbervahetamine palju sagedamini. 10 000 kordi ühes sekundis. Sellisel kiiresti vahelduval voolul aga on eriline omadus. Ta ei taha joosta läbi meie kehade. Selle asemel läheb hoopis mööda pinda. Füüsikutel on selle nähtuse kirjeldamiseks sõna skinny efekt, mis ju inglise keeles otsetõlkes tähendabki naha efekt. Aga kui elekter ei lähe läbi meie keha, siis ta ka midagi kahjulikku ei tee. Aga mida põnevat sellise veidra ja ohutu kõrgepingega veel teha saab? Monteerime siia otsa ühe kodudes tuntud hõõglambi. Kas see käitub siin samamoodi või kuidagi teisiti? Nonii. Kui me selle käima paneme, siis see ei hakka hõõgniit mitte elendama, vaid vastupidi tekivad siia otsa sellised teravatipulised elektrisädemed. Seda nimetatakse plasmaks. Aga proovime, mis saab selle kõigile tuttava päevavalguslambiga, kui me ta siia juurde paneme. Isegi ilma midagi siia külge ühendamata, ilma ühegi juhtmeta, hakkab see elendama. Kusjuures ma ei puutugi siia vastu. Lihtsalt piisavalt palju elektrit läheb siit
sellest trahvost läbi klaasi, läbi minu käe, et see lamp helendama panna. jah, kõrge pinge, samamoodi ka nagu külma, kuuma, madalate või kõrgete rõhkude maailmad, kõik need, mis erinevad meie igapäevasest, ongi sellised kummalised. Kodus ärge seda küll mingil juhul järgi proovige teha. Ja järgmistelgi kordadel tutvume kummaliste ja põnevate maailmadega. Selleks korraks aga on kõik. Kohtumiseni juba järgmistel nädalatel.